Tervitus! Kas allahindlust on ka võimalik saada? Mismoodi sina vastaksid sellele küsimusele? Kujuta ette, ma olen klient sul ja ma esitan sulle küsimuse. Ütle palun, kas mul on võimalik allahindlust saada su käest? Mida sa teeksid? Mõtle korra selle peale. Kas võib olla see, et sinu kees käivitub selline spontaanne ellujäämisrefleks, et sa hakkad mõtlema, kui nüüd see klient mu käest ei osta, kui ma talle allahindlust ei paku, äkki ta ei osta mu käest, äkki ta läheb konkurenti juurde ja siis ma ei saa oma müügiplaani täis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kas võib juhtuda see, et sa pakud välja, et okei, jah, ma usun, et seda hinda on võimalik siin natuke veel korrigeerida ja klient esitab sulle järgmise küsimuse, palju siis saab allahindlust, sa ütled talle näiteks mingi 10%. Ära tee seda. Sa ei pea sellises olukorras allahindlust andma. Ma annan sulle ühe tehnika, mis on tegelikult ääretult lihtne. Kui klient esitab küsimuse, siis viska see küsimus talle tagasi. Kas allahindlust on võimalik saada? Lubage, et ma täpsustan, mis allahindlusest te räägite. Ja nüüd pane tähele, on päris suur hulk kliente, kes ütlevad midagi tavaliselt, ei, ma niisama lihtsalt küsisin, et äkki teil on mingisugune soodustus ka. Või siis, kui klient ütleb sulle, no ma arvan, et näiteks 3 või 4% oleks väga okei. Ja tegelikult olid sa mõttes juba arvestanud 10%-ga. Ehk ära anna koheselt allahindlust, viska see küsimus tagasi ja vaata, mida klient selle peale kostab. Soovi sulle edu ja peatse kohtumiseni. Müü hästi!